Tere tulemast Meesteleht testib rubriiki. Meil on täna testimiseks Lotus Emira i4. Vaatame. Oh my god! Ta muudab sul koheselt ära selle veojõu kontrolli. Tegu on AMG mootoriga, 2-liitrine turbomootor, siis 365 orienteeruvalt hobujõudu, 4,3 sekundit 0-100-ni, sportvedustusega variant. Vaatame täna, mis meeldib, mis ei meeldi, kuidas sõidab, kellele auto võiks sobida. Tänase osa on teieni toonud Finance Autoline, vaata järgi meesteleht.finance aadressil ja ega pole muud, kui stardime siit. Nii, alustame sõitu selle Lotus Emiraga. No esimene asi on see, et mootori hääl tuleb kohe tagant. Rehvimüra, no tal on üldiselt salongis müra, aga rehvimüra nüüd spetsiifiliselt väga hullult sisse ei tule. Aga mootor nüüd kohe siin vahetult selja taga häälitseb päris korralikult ja natukene suurematel kiirustel. Kui gaasi natukene tublimini kasutada, siis kohe kuuleb ka tagant seda turbot. Turbo on suhteliselt suure rõhuga, see mootor ise on siis 2-liitrine see AMG mootor ja kui me arvestame, palju 2-liitrised mootorid muidu võimsust annavad, siis 268 kilovatti võtta nüüd turbomootorist välja, tähendab see, et päris palju seda võimsust peab selle sama turbo pealt tulema. Pilke, kui juhitab, siis selle autoga püüab hästi, aga sõidupool on selles suhtes jah, nagu teistsugune kohe, et sa istud sisse, tagant tuleb mootori hääl, peeglitest näeb ilusti, taga toimuvad ilusti laiad küljed on peeglitest näha, see on nagu fun, aga taga nüüd keskel peegel ja see tagaaken koos selle mootori kattega, sealt nüüd teab, mis palju välja ei näe, see on nagu piiluks välja tagant aknast peegli kaudu. Nii et jah, siuke väike sõidumiinus, aga muidu iseenesest praegu selles kõige rahulikumas tour mode'is ühtlastel kiirustel ei ole sõidupoolel viga, et saab linnas täitsa ühtlaselt sõita. Kindlasti ei ole ta mugavusel orienteeritud, aga see-eest siukest fun factorit on palju, kui saame natuke kiiruseid üles, vaatame edasi. Ja 3 huvitavat fakti selle Lotus Emira kohta. Esiteks, kaal on tal 1444 kilogrammi orienteeruvalt, sõltuvalt siis varustusastmest ja millest pudivadi veel, aga iseenesest kui nüüd võttagi, et ta on 268 kilovatti võimsusega, siis ta on selle auto puhul üllatavalt hästi liigutab seda, et me oleme harjunud juba siin võimsused 300 pluss kilovatti tegelikult tavalistel sõiduautodel, aga ka kaal mängib siin kohal suurt rolli, nii et Lootuse kohta raske, tavaautode suhtes kerge. Teine fakt, AMG mootor on tal, aga tal on ka AMG käigukast, siis 8-käiguline topeltsiduriga, kasutuselt CLA 45 ja A45S-il siis see mootor ja kolmas huvitav fakt, käigukast ja mootor mõlemad. Ja kolmas fakt siis selle sama mootori kohta, et antud seades ta ei ole maailma kõige võimsam 2-liitrine, aga see natukene võimsamas turboseades mootor, mis on nüüd peal siis CLA 45S-il, see on siis kõige võimsam 2-liitrine mootor, mis kunagi tehtud on, nii et ütleme, kui kunagi peaks olema autoomanikul järgi aitamise soov siin võimsuse mõttes, saab seda teha, aga praegu ta ka naeratuse siiski näos säilitab, kui gaasipedaali kasutada. Kusjuures enne selle autoga sõitmist ma mõtlesin, et 268 kilovatti, et no mis ta siis on. Aga vaatan kas või siin samas tour mode'is, mis ta on. See on väga vilgas mootor ja siin kohal uuesti jõuame selle kaaluni, et see 140 444, näete, sõnad jäävad suhu kinni kiirendusega kilogrammi. Selle võimsuse suhtega on tegelikult väga hea, et kui sa vaatad autot, millel 450 kilovatti ja kaalub 2,5 tonni, siis me oleme samas selles jõu ja raskuse suhtes, eks ole, kaalu mõttes, et tegelikult siin on see minek vastav nendele kilovattidele ja sellele kaalule ja need turbod! Õnneks me üle 50 ei lähe, sellepärast, et kiiruspiirang nii ette näeb, aga vaatame kohe kiirema tee peal ka, kuidas ta liigutab.
Nii, ja panime auto nüüd nagu sportrežiimile. 3 režiimi siin on. Tuur, sport ja track siis. Sport neist siis keskmine, aga juba ajab auto sportlikumaks ära. Väljalase natukene kõlavam ja kogu see rooli osa ka tahkem. Ja mis siin kindlasti tähelepanu vajab, on see, et sa istud üsna madalal. Saame siit ilusti vahelt läbi ja no ta liigub, me kirjeldasime praegu 80-ni ja see on üks väga väle minek, ta hoiab pöörded jätkuvalt üleval spordis selle jaoks, et kui sa tahad seda kasutada, siis sa saad. Ja ma ütlen, see on fun, sest et see mootor, see elu käib sul selja taga, sa kuuled seda. See turbo viliseb kõrval. Ja ütleme nii, et maanteekiirusteni polegi vaja minna, ta juba madalamal annab sulle väga palju rõõmu. Ma lasen ta siia tagasi sellesse tuurrežiimi. Vaatame, kuidas ta sõidu mõttes rahuneb. No nii, pöörded kukuvad ilusti alla, natukene vaiksemaks, saame selle sõitjate ruumi. Rool läks kergemaks, mis on väga tänuväärt, kui siin neid väikseid ringe läbida. Ja vaiksematel pööretel tegelikult siin 2500 täiesti mõnus kulgeda ütleses liiklusvoos, nii et ei pea kogu aeg seda sporti üldse kasutama. Ja et siis vaataja huvides oleks kõik režiimid ära katsetatud. Lähme praegu track režiimi siin tagasi sõidul. Gaas on üsnagi tundlik. Vaatame. Oh my god! Ta muudab sul koheselt ära selle veojõu kontrolli ulatuse. Ja mootor ja turbo on mõlemad võrdselt pidevalt peale. Meil ongi tegelikult veojõud nagu näha. Ta võtab trackist täiesti maha, nii et tasub sellega ettevaatlikult ümber käia. Aga iseenesest, kui sa gaasiga käid normaalsuse piires ringi, siis tegelikult on ta lihtsalt üks väga lahe asi selliselt. Aga ma kordan, mõistuse piires. Nagu iga hea asjaga. Ja rahustame ta maha siin. Pigem vist küll rahustame ennast maha, aga ütleme nii, et jah, 268 kilovatti mõnes suures autos on lihtsalt kulgemiseks üks tore asi, aga siin on see üks adrenaliinipump igatahes. Selle autoga tuleb huvitav anomaalia pähe, et kui osad väiksed autod oma sellise delikaatse võimsuse ja eksistentsiga on ju toredad ja sihipärased, siis teatud piirini edasi minnes on suurem auto nagu parem ja suurem võimsus nagu parem. Ja nüüd, kui sa jõuad sinna, kus on sul mahutavus, ökonoomsus ja kõik need suhted kõige paremini paigas, siis järsku, kui see läheb igavaks, siis on uuesti hea väike, aga selle sama suurema võimsusega. Ja stardime siit taas. Vaatame üle siis Lotus Emira ainsa istmerea. Siia taha jääb nüüd küll vist circa 100 liitrit siukest kargoruumi, aga muus mõttes esiistujate rida tegelikult laiuse mõttes on täiesti normaalselt ruumi. Ja kui vaadata neid materjale, siis tegelikult pilt on päris viisakas. Et kui mõni siuke väike plastdetail välja jätta, siis tegu seemis nahk, siuke õmblustega kunstnahaga kokku mängitud interjöör.
täitsa viisakas, ma ütleks niisuguse sportlikuma auto kohta ja ka tegelikult see niisugune Alcantara lagi annab niisuguse täitsa hea feelingu koos nende kehvi kõlaritega, mis muide teevad suhteliselt head heli. Päris pose ta ei ole, aga ikkagi ütleme nii, et kõrgema kategooria helisüsteem ta väikse auto kohta on. Ainuke asi muidugi, et see mürasummutuse osa on autole vastav. Aga mis on lahe, ma näitan kohe ära, kui ta siit käima panna, siis meil on olemas puutetundlik ekraan keskel. Lisaks on siin taga digitaalne armatuur, kus me saame erinevalt neid menüüsid vahetada. Siin see ekraan siis sellise teatava mitte väga pika viitega ilusti toimetab ja saame siit endale CarPlay'd asjad veisid peale. Nii et tegelikult ütleme niimoodi sportliku auto kohta suhteliselt palju võimalusi ja kuna tagaistmerida tegema ei pea, siis paari sõnaga siin pikemalt peatuda, ma arvan, et on okei. Nii aeg kokkuvõtteks ja nojah, pagasnik on siin nii suur, et kui naine poodi saadab, võid öelda, mine ise. Aga vaatame täpsemalt üle 3 asja, mis meeldisid, 3 asja, mis ei meeldinud ja kellele antud auto sobida võiks. No esimesed 3 miinust. Teate, tavaliselt on nii, mida parem auto, seda rohkem miinuseid. Siin võib neid järjest ette hakata lugema. Vähe ruumi, väike, ebapraktiline, mürarikas, talvel ei saa sõita. Põhimõtteliselt nimekiri on lõputu. Aga kui me jõuame põhiliste plusside juurde, siis tegelikult see välimus, see kiirendus ja see feeling kurvides on põhimõtteliselt see, mida ma arvan, et iga autoentusiast võiks taga ajada. Päris superauto kategoorias seda ei lähe, võimsust ei ole seal augus, aga muus mõttes ma arvan, et see auto võiks sobida igale inimesele, kellele autod vähegi korda lähevad. Unustame need miinused ära, teeme rahakoti lauad lahti ja ostame ta endale. Tänase saate on teieni toonud Finance Autolaen. Päris seda autot selle autolaenuga finantseerida ei saa, aga soodsamaid autosid küll, intressiga alates 5,9. Vaadake järgi meesteleht.finance aadressilt ja ega muud, kui kohtume teiega järgmises meesteleht testi rubriigis.